Tere tulemast jõuelektroonika meistriklassi. Täna räägin teile sellest, mis on jõuelektroonika roll tänapäeva maailmas ja mis on jõuelektroonika kui teadusharu põhilised eesmärgid. Ja kõigepealt võib-olla siis vaatame, millises maailmas me üldse elame, et mis meid ümbritsevad kodudes. Et mis seadmeid me oma kodudes iga päev kohtame ja kasutame. Et meil põhimõtteliselt elame elektrifitseeritud maailmas. Tähendab seda, et kõik meie kodud on täis kõikvõimalikke elektrimasinaid, elektriseadmeid, näiteks pesumasin, eks ole. No kindlasti kõigil on kodudes olemas midagi sellist, mis töötab samamoodi elektriga ja mida me kutsume külmkapiks. Siis kõikvõimalikud loomulikult ekraanid, nutiekraanid, telekaekraanid, arvutiekraanid samuti töötavad meil elektriga. Ja kui me nüüd mõtleme, mis neil kõigil ühist on, siis ühine on see, et nad töötavad elektriga ja kus nad seda elektrit saavad, loomulikult elektrivõrgust. Et kõigil on juhe taga ja kõik saavad voolu elektrivõrgust. Kui seda võrku ei ole, siis ükski seade meil ei töötaks. Nüüd väga hea, see on meil kodude pool. Nüüd vaatame, milline on siis, kus see elekter tuleb. Elekter tuleb meil loomulikult elektrivõrgust. Et meil on siis ülekandeliinid, jaotusvõrk, mis annab meile kodudesse kenasti siis elektrit. Et midagi sellist. Ja postide küljes on traadid. Ja siit siis tulebki meie energia. Ja nüüd hakkame mõtlema edasi. Kus on meil peidus jõuelektroonika ja mis on siis jõuelektroonika roll? Mis asi on üldse jõuelektroonika? Jõuelektroonika on tegelikult muundustehnika, ehk siis ta tegeleb elektrienergia muundamisega. Elektrienergia muundamine muundurite abil. Ja tegelikult, kui me nüüd hakkame loogiliselt mõtlema, siis muundur on kõigis nendes elektriseadmetes alati olemas. Ehk siis meil on elektrivõrk, siin on seadmed ja siin seadmete vahel on meil alati üks kast või seadmete sees, mis muundab elektrit, mis tuleb võrgust. Seadmed tavaliselt tahavad madalamat pinget, erinevaid sagedusi, alalispinget, alalisvoolu. Meil on vaja sellist muundurit ja see kogu see energia, mis siit elektriliinist tuleb, see läheb siis läbi, käib alati läbi muunduri. Ja põhimõtteliselt see kast ongi jõuelektroonika, elektrienergia muundur. Mis tüüpi muundur? Alaldi, vaheldi pole oluline, igal juhul kõigis seadmetes on see muundur olemas, ilma muundurita ükski see seade ei tööta. Nii et jõuelektroonika on tänapäeval igal pool, peidetud kujul, me ei pane isegi tähele, mobiilid, ekraanid, külmkapid, kõik töötavad. Nüüd, mis on siis jõuelektroonika eesmärgid? Millega tegeleb jõuelektroonika kui teadusharu või rakendusteadus? Punkt 1. Kuna me näeme, mis on jõuelektroonika roll, ta on väga oluline komponent. Kui muundur ei tööta, siis meil elu seisaks, sest kogu see pool langeb ära, ükski seade ei tööta ja siis
esimene nii-öelda funktsioon või eesmärk, millega teadlased tegelevad ja insenerid tegelevad, on töökindlus. Et meie eesmärgiks on tagada muundurite töökindlus. Kui hea see töökindlus peab olema? Noh, näiteks võib võtta elektrivõrgu. USA-s elektrivõrk on väga töökindel, et kui me võtame USA näite, USA-s siis aastas keskmiselt kõik osariigid kokku võttes, siis keskmiselt aastas tekib elektrikatkestusi 2–5 tundi. Tundub palju, aga kui hakata mõtlema mitu tundi aastas ja siis leida protsent, siis see on 0,0 midagi protsenti, täiesti köömes. Põhimõtteliselt on elektrivõrgud kogu aeg töös, annavad elektrit kodudesse ja nad on nii töökindlad, et inimesed isegi ei pane tähele, et oli mingi katkestus. Nüüd, kui me räägime muunduritest, siis muundurite töökindlus peab olema veel suurem, sellepärast et me ju ei taha, et tekiks mingi katkestus, võrk on olemas ja muundur ei tööta, järelikult meil seadmed ei tööta hoolimata sellest, et elektrienergia on võrgust olemas. Nii et muundurid peavad olema veel töökindlamad kui elektrivõrk ja muundurid peavad töötama meil põhimõtteliselt 24/7 10 aastat järjest. Et miks 10 aastat? Noh, 10 aastat sellepärast, et muundurites on tavaliselt ka elektrolüütkondensaatorid, mis siis 10–15 aastaga ära kuivavad ja siis hakkavad tekkima vead muundurites, mida ei saa lihtsalt vältida, füüsika on selline. Edasi, töökindlus. Nüüd järgmine asi, kuna see muundur istub meil võrgu ja tarbija vahel alati, kogu energia läheb läbi muunduri, siis igal pool tekivad ju kaod. Ja me loomulikult tahaksime, et see muunduri kasutegur oleks võimalikult kõrge. Et kõigepealt siis kõik seadmed, mis töötavad elektriga, nad kuumenevad ja loomulikult see soojus tõuseb kuhugi õhku ja tulemuseks on lihtsalt tekivad kaod. Ja tegelikult tekivad meil kaod isegi võrgus, kus on samuti soojenemine, igasugused koroonaefektid, skinni-efektid ja igasugu muud elektriefektid, mis tekitavad kadusid. Nii et kaod meil tekivad igal pool, neid me vältida ei saa. Mida me saame teha, on neid vähendada ja jõuelektroonika üheks eesmärgiks ongi siis tagada muundurite võimalikult kõrge kasutegur. Kasutegur siis võiks olla mitte 50% nagu sisepõlemismootoritel parimatel, vaid kasutegur jõuelektroonika muunduril võiks ikkagi olla täiesti tavaline ongi, et see on vahemikus 90 kuni 99,9%. No 99,9 on nüüd natukene ekstreemne, sellepärast et see muundur ei ole eriti praktiline, ta lihtsalt on liiga kallis. Aga sellegipoolest ta ei ole midagi väga erilist, seda saab poest osta. Et selline muundur disainida, projekteerida on võimalik, saab minna poodi igaüks ja osta. Lihtsalt ta on oluliselt kallim. Kõige mõistlikum on muundurid tavaliselt on vahemikus seal 95% vahel. Nii et ütleme niimoodi, et muundur töötab hästi tõhusalt ja soojust eraldub suhteliselt vähem kui teistes seadmetes. Nii et see on siis jõuelektroonika teine põhiline eesmärk, mille poole püüelda.
töökindlus, kasutegur ja nüüd viimaseks asjaks, viimane kolmas eesmärk, mis jõuelektroonikal on siis seadmete või muundurite suurus. Sest et kui me nüüd vaatame näiteks kas või sedasama telekatki külje pealt, siis külje pealt seesama telekas näeb välja nagu suhteliselt peenikene liistakas. Ja sinna sisse peab olema ära mahutatud kõik need ekraanikomponendid, pisielektroonika, juhtimissüsteemid ja loomulikult ka muundur. Või siis, kui me mõtleme, mis meil on kõigil taskus on meil selline imepisikene superarvuti, mida me siis kutsume mobiiliks ja sisuliselt ka ta töötab aku pealt, peab olema väga tõhus, ei tohi kuumeneda, muundur peab olema väga tõhus ja peab olema ülipeenike ja väike kõik. Nii et siit tulebki siis jõuelektroonika kolmas eesmärk, et disainida võimalikult kompaktseid muundureid, et nad mahuksid kõigisse seadmetesse ja ei võtaks eriti palju ruumi. Kompaktsus loomulikult tähendab seda, et võimsustihedus peab olema üsna suur, sellepärast et me tahame, et seadmed oleks aina väiksemad, aga samas võimsus jääks samaks või isegi kasvaks. Nii et siis ongi väljakutse, kuidas tõsta kasutegurit, kuidas saavutada kompaktsus ja kuidas saavutada töökindlus. Need on need teemad, millega teadlased igapäevaselt ja tegelevad laborites ja samuti ka siis jõuelektroonika insenerid. Siis põhimõtteliselt veel mainiks ära ühe asja, mis ei ole tänapäeva jõuelektroonika põhiline eesmärk. Nimelt võib-olla osad mõtlevad, et aga mis saab siis skeemidest, et mis siin kasti sees on, et kas võiksime tegelikult ju arendada uusi topoloogiaid või skeemilahendusi, siis tegelikult, kui aus olla, siis uusi skeeme tuleb, kuidas neid komponente kokku ühendada, skeemilahendusi tuleb, aga üle 90% põhimõtte skeemidest on juba 100 aastat tagasi leiutatud ja alles tänapäeval kasutamata veel osad, nii et kuna lihtsalt jõuelektroonika komponendid ei olnud veel sellele tasemele arenenud, nüüd on see aeg käes, meil on pooljuhid väga väikesed, väga võimekad, juhtimissüsteemid väga võimsad ja kiired, nii et kõik elektriskeemid, mis on 100 aastat tagasi arendatud, saab nüüd järgi proovida ja selle tõttu uute skeemide, täiesti uudsete skeemide arendamine ei ole jõuelektroonika otsene eesmärk, vaid pigem marginaalne kõrvalharu. Aga sellega võtakski tänase lühiloengu kokku. Saime teada, mis on jõuelektroonika 3 põhieesmärki, mis suunas jõuelektroonika püüdleb ja mis asi üldse on jõuelektroonika. Tänan kuulamast ja püsige lainel!